hea müügiminutite kuulaja ja vaataja. Nagu ma juba eelmises osas lubasin, käin ma mööda ilusat Eestimaad ja mööda Tallinnaga ringi ja käin külas väga huvitavatel inimestel. Ja täna olen ma, te ei arva ära kus, te ei saakski arvata. Ma olen Elisa Eesti peamajas ja ma olen külas Olegil. Tere Oleg. Tere Urmas. Oleg jäi mulle silma ühel ägedal koolitusel, kus ma temaga tuttavaks sain. Ja kui koolitusel jagatakse müügiinimesed nagu kahte gruppi, ühed on need, kes ütlevad, ja ma tean kõike, see on kõik okei. Ja teised on need, kes küsivad täpsustavaid küsimusi, siis Oleg kuulub nende inimeste hulka, kes küsib täpsustavaid küsimusi. Ehk siis, kes otsib oma arenguteel kõiki väikseid nõkse, kuidas kiiresti edasi liikuda. Aitäh, Oleg, et sa mu vastu oled siin kenasti võtnud. Kus me praegu paikneme? Mis osakond see on? Me oleme praegu Elisas peakontoris kõigepealt siis ja me oleme praegu erakliendi telemüügi osakonnas. Telemüügis, ehk siis siin, kus kogu aeg hääled sumisevad, et kui me läbi osakonna jalutasime, siis kogu aeg keegi helistab. Siin on müügilõhn isegi. Siin tõesti on müügilõhn. Ehk siis, et me oleme müügipesas. Kuule, Oleg, võib-olla sinu taustast kuulajale. Kuidas sa siia, millal ja kuidas sa siia Elisa majja sattusid? Elisa majja ma sattusin circa 5 aastat tagasi. Ja kus juures siia samma. Selles osakonda? Absoluutselt telefonimüük, eraklient ja Elisa. Ja see oli küll naljakas, sest et tegelikult ma sattusin siia hoopis teisest kohast, finantssektorist. Ja seal mul oli kliendi osakond, kus siis me proovisime teha ristmüügi upselli ja tegime ka seda edukalt. Aga mul nagu isiklikku müügitausta polnud. Nii et jah, ma tahtsin panna ennast lihtsalt proovile, vaadata ja alustasin tavalisest müügi esindajast. Ehk siis tulid panid endale klapid pähe ja hakkasid erakliendile kõnest tegema. Absoluutselt. Ja ma arvan, et määrav tol ajal nende esimestel päevadel oli julgus. Ma ütleks, et ma olin tol ajal väga julge müüja, aga kuidagi selline loll julgus. Loll pealehakkamine. Absoluutselt. Et see on see esimene asi. Ja teine asi, suur soov paremini asjast aru saada. Nagu müügiprotsessist paremini aru saada. Just müügiprotsessist, mitte toodetest, vaid müügiprotsessist. Kuigi sa olid ennem seda teinud, sa tulid siia, tõstsid ennast mugavustsoonist välja selleks, et nagu reaalselt ikkagi tervikpilt ette saada. Absoluutselt. Kas sa sattusid Elisasse kogemata või teadlikult tahtsid siia majja tulla? See oli, ma nüüd peast ütle sulle, kas oli 2014 või 15. Aga tegelikult see oli siis aeg, kui kogu see telefonimüük operaatorite vahel. Ta ei olnud alles algfaasis, vaid ta oli juba sellises kulminatsioonis. Selge, et helistati. Aga kust kohast kõik need jalad kasvasid, nagu minu jaoks olid nagu teadmata. Ja siis ma tulin, siis ma sain natuke paremini aru, et kes need isikud on, kes helistavad ja mida nad siis päeva lõpus ka pakuvad. Sest tihti peale mina olin see inimene, kes nagu tavaliselt ütles, et ei, aitäh, ma ei soovi. Selle kõne sai ja ütles, et tšau. Tšau, jah. Kuigi kui mulle Elisa helistas, siis ma võtsin küll vastu ja tulin Elisasse. Niimoodi jah? Jah. Ma arvan, et väga palju mängus rolli see isik, kes seal nagu taga oli. Ma nagu ei tahtnud kuulda, aga siis kuidagi nagu jäin kuulama ja. Ehk siis ta võitis su tähelepanu? Võitis mu tähelepanu. Vaata, kuidas võib nagu saatuslikuks saada see, kuidas sa satud organisatsiooni. Absoluutselt. Ja siit edasi, siis mõne aja pärast ma sattusin juhtima juba siin samas telefonimüügi osakonnas ka tiimi. Kellega me jõudsime saavutada päris suuri näitajad. Ja peale seda oli siis väike selline murdmismoment, kus ma muutsin praktiliselt suunda B2C-st B2B. Ehk siis sa jäid majja, aga hakkasid tegelema ärikliendiga. Just. Ja seda kõike siis hiljuti natuke üle aasta tagasi ärilt ärile müük ja ütleme telekomi teenused kui sellised pluss siis IT. Ehk siis kui ettevõtja vajab, mida ta vajab, ta vajab nagu telekomi teenuseid ja vajab ka IT-d täna. No kes ei vajaks täna? No kes ei vajab, ma ei kujuta ette. Ütle mulle palun kõige suurem erinevus. Sa tulid siit lõppkliendi või lõpptarbija müügist ja läksid äriklienti. Mis on kõige suurem erinevus, millest inimesed peavad aru saama? Inimesed peavad kõigepealt aru saama, et müügioskuste omamine ei ole veel kõik. Ütleme üldse ausalt, see on kõige väiksem sellest osa. Kõige tähtsam, mis müügiinimesed peavad aru saama, on see, et
et müügitoru, müügifunnel on absoluutselt erinev B2C-st B2B-le. Ehk siis need etapid, mida läbi tehakse, on ju, või mida ja kuidas tehakse, need on täiesti erinevad. Täiesti erinevad. Alustades sellest, et tegelikult äris on mitu võtmeisikuid, kes siis otsustavad koos, otsustavad siis vaadates läbi oma prismat. See on üks. Teine asi on see, et otsustusprotsess on väga pikk. Ei tasu oodata kiiret close imist. Et erakliendi puhul ikkagi see close käis nagu suhteliselt niukene paarikõne close on ju? Ütleme ja ta oli puhtalt emotsioonidel. Et kiire close tehtud. B2B's ikkagi niimoodi ei ole ja see protsess võib kesta tegelikult ka mitu kuid. Eriti kui on tegemist täislahendusega ja raske lahendusega, kus on siis haaratud hästi palju erinevad komponendid on ju. Absoluutselt. Et kas see ja lisaks ütleme B2B valdkonnas on ülimalt tähtis, et müügiinimene oleks maksimaalselt professionaalne nendes toodetes, mida ta müüb. Või tegelikult mitte toodetes, sest et see on jällegi nagu selline väga karbis olemine, pigem ta peab olema nagu proff sellest valdkonnast. Ehk siis sa ütled seda, et kui sa ennem müüsid telekomi või müüsid erakliendile nagu telekommunikatsiooni teenuseid, siis sa pidid olema teenuses, teadma teenust, aga nüüd sa pead teadma valdkonda. Võib seda nii öelda? Absoluutselt. Sest B2C-s on, ütleme, ärilt tarbijale on väga tähtis olla inimene. Olla hea suhtleja, vestleja, aru saama, mis nagu see tarbija vajab ja suutma talle selgitada, argumenteerida, miks see sama toode on hea ja sobib temale. Nii lihtne, that's it. Väga hea, kui suudad sinna ka tekitada häid emotsioone, siis nagu see laks käib kiiremini. B2B's niimoodi ei ole. Isegi vastupidi, kui sa jätkaksid käitumist samal moel, siis arvatavasti sa canceldad kogu müüki ära. Päris väga huvitav selles mõttes, et sind kuulates, et sa tulid erakliendi keskkonnast, ärikliendi keskkonda ja siis sa tegelikult pidid ju kõik nagu ära resettima ennast. Ja see on ka selline soovitus ka teistele, kes võib-olla kunagi satub sama olukorda, et iga kord, kui alustate müügiga kuskil mujal, see ei pruugi olema, ma ei tea, mingisugune uus ametikoht, see võib olla ka täiesti uus toode. Siis võtke seda vastu, kui protsessi, mis algab nagu otsast peale. Siis on õiged ootused, siis on õige arusaam, siis on kergemini nagu seda asja läbida, siis on suurem kaif, siis kui sa seda asja nagu lukustad ära. Ehk siis, et sa tulid siit, olid tiimi juhtinud, no ilmselgelt sind oodati ka ärikliendis nagu superstaari või? Oli see nii? Oli see nii. Kuidas sellega? No, me ütleme, et see on üks suurimatest komistuskividest. Ma ise sees ja siiralt usun, et ma olen parim. Ilmselgelt konkreetselt siis valdkonnas. Ja kui ma nagu kuskile lähen, siis ma tahan seda sama mõttega nagu edasi liikuda. Ja tõesti, mul oli seal nagu ka surve suhteliselt suur. Mul oli ka kohe esimesest kuust kõrged eesmärgid. Kas sa ise panid endale ka või pandi sulle, ütleme, et siis nagu tiimijuhi poolt pandi sulle juba eos, sest sa tulid siit telemarketingist, on ju, et noh, ta tegija tuleb, on ju, et hakkab kohe paugutama. Tead, mulle pandi, aga ma oleks väga solvunud. Kui ei oleks pandud. Absoluutselt. Nii et väga tähtis on, et ka müügiinimene oleks selline nagu challenge'i moodi inimene. Sellepärast, et see on valdkond, kus ei saa olla mitte kunagi mitte mingisugust mugavustsooni. Inimene, kes otsib endale mingisugust stabiilsust ja mugavustsooni, unustagu ära. Siis see töö pole. Siis neile, kes te üle Eesti meid kuulate, et siis sa arvad, et see töö ei ole sulle. Just nii. Ja vastupidi, kui sa oled adrenaliini rohke inimene, kes seda vajab, kes vajab kogu seda kaifi, seda tunnet, kui sa teed ära ja dopamiini laksu, siis see töö on sinu jaoks kindlasti. Ja, nii et kus me peatasime? Ehk siis see üleminekust, et sul oli nagu raske hetk. Raske hetk just, sest et minu jaoks on ka väga tähtis ka tagasiside klientidelt. Et kuidas nad võtavad mind vastu,
mis on meie nagu keskmine arve suurus ja nii edasi, et kõik see. Et ütleme, see on päris hea näide, eks ole, et kui ma olen mingisuguse äri esindaja ja kui minu juurde tuleb inimene, kes ei jaga oma asjadest, okei, ma võib-olla midagi ostan, aga surma tõenäoliselt ma ostan midagi nagu päris väikest. Mitte nii olulist. Mitte nii olulist, just. Ja vastupidi, kui ma olen proff, siis ma suudan kliendiga nii laialt ja sügavalt seda teemat läbida, et me leiame tema iga mure kohale mingisuguse lahenduse. Mis kindlasti talle sobib, mille üle ta on pärast väga uhke ja tänulik. Ehk siis esiteks ärimüük pikemaks, protsessi oluliselt pikemaks on ju mitu vastutajat, iga vastutajaga pead eraldi tegelema on ju. Absoluutselt. Eraldi tegelema, eraldi tema jaoks leidma neid kasukohad. Sest ütleme, sa pead kindlasti leidma kasukohad ka juhatuse liikmele, kes on peamine otsustaja, kes tegelikult mõõdab oma äri ja teisi puhtalt kulude-tulude mõistes. Ehk siis sul on seal vastas juhatuse liige, ma ei tea, IT-juht, sul on veel mingid kodanikke seal. Absoluutselt, absoluutselt. Kõik need osapooled, kes tänapäeval mingil määral on otsustajad ja on selle nagu protsessi juures. Ja igaüks tahab ju oma kasusid saada, mitte üldisi kasusid. Absoluutselt, absoluutselt. Ja siin sa peadki arvestama nagu iga ühe nagu benefitidega. Iga ühe. Et sa pead läbi mõelnud olema need, mis on iga grupi benefit või kasud on ju. Absoluutselt, ma toon sulle väga lihtsa näide. Ütleme, et kui mina lähen IT-teenuseid müüma, siis tihti peale minu kohtumisel on juhatuse liige, kes võib-olla on asjast huvitatud ja IT-juht, kes asjadest ei ole huvitatud üldse. Sest talle tuleb mingit uut asja jälle tuleb põhimõtteliselt lauga. Esiteks, see on tema jaoks nagu koormav asi. Ta peab aega raiskama, ta peab uusi asju nagu õppima, ta peab üldse midagi muutma. Tihti peale IT-inimesed on hoidjad. Ilmselgelt hoidjad nagu kõlab ka igati loogiliselt. Absoluutselt. Kui täna minu infrastruktuur toimib, siis miks ma peaks midagi muutma? Lammutama hakkama. Just. Siin on konflikt siis juhatuse liikmega. Juba sisse kirjutatud. Absoluutselt. Nii et sa pead kõike neid faase läbima. Anyway, mida edukamalt sa suudad neid läbida, mida rohkem sa suudad toksuda siis inimese südamesse, siis seda suurem on šanss, et sa võidad asja. Ütle Oleg sind vaadates. Sa oled ilmselgelt, sul on slaavi temperamenti. Emotsioonid kindlasti käivad üles-alla. Kuidas sa emotsioonidega toime tuled? Olen juba vanaks saanud vist. Et tänapäeval ma suudan neid kuidagi nagu kontrolli all hoida. Oli nagu aeg, kus seda oli absoluutselt võimatu, ütleme nii. Aga ütleme, et see on tegelikult ka suurim õppetund olnud äkki või suurim saavutus. Kogu sellest nagu elu müügi etapis. Just. Kuidas ma täna saan seda? Just, kuulajale vaatajale, kuidas sa täna emotsioonid endal maha võtad, kui hakkad üle keema vahepeal. Seda juhtub meil nagu nii kõigil on ju müügis eriti, kus öeldakse sulle ei käi võrgu, ei, see ei sobi. Mis sa teed? Hingan kindlasti sisse välja. Tead, vist ei eksisteerigi mingisugust paremat viisi, kuidas nagu. Aga sa mõttes ka kuidagi midagi, mängid mõttes läbi mingid. Jaa, aga ütleme, eks sa ise tead, et kõigepealt löövad emotsioonid välja, pärast nagu raatsu hakkab mängima peas. Et on täiesti võimatu kohe nagu emotsioonilainele hakata midagi mõtlema. See ei viisi see ei kuhugi. Peab natuke pausi tegema. Ajalist pausi, päris ajalist pausi. Ehk siis kui sul on nagu raske kõne, raske kohtumine, siis võtad väikse pausi ja jahtud maha. Jahtud maha, kuulame muusika. Mis iganes. Et energiataastus peab olema. Kindlasti peale seda on vaja teha ka analüüsi. Kusjuures analüüsi on vaja teha nii õnnestamiste kohta kui ka ebaõnnestamiste. Kas sa teed täna ka veel, peale 5 aastat teed ikka veel? Ikka teen. Ja kui ma ei teeks, siis tegelikult ma liiguks teadmatuses. Ehk siis sa kogu aeg monitoorid nagu, see läks tuksi, miks läks, mida mina tegin, on ju, kas ma oleks saanud paremini teha, see läks hästi, miks läks hästi, kuidas sa selle siile ära tõid? Ütleme, siin on ka hea selline soovitus ka teistele, et tuleb alati peeglisse vaadata. Reaalsesse peeglisse või reaalselt, absoluutselt. Kontoris on peegel olemas. Ja tegelikult piltlikult rääkides. Et ja veel selline motosõna, et ära süüdista kunagi teist inimest, olukorda, mis iganes veel. Ära süüdista üldse kedagi. Vaata peeglisse. Mõtle, kas see asi on tingitud sinust, kas see asi on tingitud teistest
kuidas ma saan seda mõjutada täna, kuidas ma saan seda muuta täna. Ja kas üldse saad seda muuta? Ja kas ma üldse saan seda muuta, absoluutselt. Jällegi, kui oli halb kõne, siis eeldusega sa tegid kõike võimalikku. Tihtipeale see oli tingitud nagu B-poole, B-poolest, eks. Jällegi, milleks sa pead nagu ennast viima? Ei olegi, aga hästi lihtne on sinna sattuda, oled sa nõus, on ju? Absoluutselt. Väga hea, kuule, aga soovitused neile, noortele meestele ja noortele naistele, kes vaatavad sinu nagu 5 aastat, on ju, sinu kogemust ja tahavad kuskilt alustada. Kas samamoodi koputada Elisa, kas sa arvad, kas telefonimüük kui selline, mis on, võime öelda, natukene hääbub trend meil, kuna keegi ei julge seda teha, on ju. Ma värbamistel näen seda kogu aeg, et kas telefonimüük peaks olema esimene puutepunkt, kui müügimaailma tulla, et kas seda kogemust on vaja või saaks ka ilma selle kogemuseta? Tead, see on väga hea küsimus. Vaadates end, ma ütleks, et see on ääratult tähtis kogemus, telefonimüük. Täna seni hoiab sul nagu... See annab sulle võimalust riskida, aga teatud piirides. Sest et kui läks midagi nagu sassi, sul on alati võimalik toru lihtsalt ära panna. Ja mida ei ole võimalik teha... Kui see kohtumisel... Absoluutselt kohtumisel. Ja vastupidi, ei tohi nagu ennast siduda nüüd selle telefonimüügiga ja ainult. Arusaadav. Sest ka tema annab vilju, mis võib olla takistavad siin tulevikus otsemüügis, kohtumistel ja nii edasi. Et ütleme, et see on algne etapp, see on vundament, kus edasi saab liikuda. Saab ehitada, on ju. Ehk siis see, mida sa telefonimüügis ja siin telemarketingis kogesid, see on sulle kasulik kogu eluks. Absoluutselt, absoluutselt. Aga nagu ma kunagi olen juba maininud, et tegelikult müük on ju võistlus iseendaga. Ilmselgelt on, enesekontroll on ju. Ja absoluutselt, vaatamata, kas me räägime telefonimüügist, kas me räägime otsemüügist ja nii edasi, kas me räägime ärist või räägime erast, vahet ei ole. See on alati võistlus iseendaga. Alati oskus üles ehitada, üles panna endale mingisuguseid eesmärke, oskus neid saavutada, oskus pärast neid analüüsida, oskus õppida, oskus ennast arendada ja nii edasi, kogu see. Et ja meie õnnestumised tegelikult tihtipeale paiknevad selles, et me lihtsalt ei oska iseendaga töötada. Ütleme mulle selle peale võistluse peale tuleb ka kohe küsimus puhkuse peale. Kui sa siit Elisa masinamärgist välja hüppad, kuidas sa puhkad või kas sa teed midagi nagu väga erilist, et lasta lahti sellest kõigest, kus sa sees oled? Mul on perekond. Tänaseks mul on perekond. Veedad perega aega? Absoluutselt. Ja ma leian, et tegelikult energia taastamiseks on vist kõige parem viis. Isiklikult minu jaoks. Olla lihtsalt perega koos. Olla perega koos, rahulikult, ilma et mõelda ajast, ilma et mõelda tööst, ilma et mõelda rahast. Tegelikult müük on väga palju seotud. Hästi, väga tihedalt seotud. Nii et see on selline hetk, kus nagu kõik läheb pausile, kõik läheb on hold peale. Aga ma ütleks, et tegelikult energia taastus on ülimalt tähtis. Seega jällegi alustajatele ma soovitaks võtta oma, ütleme, müügiprotsessi oma elus, müügietappi oma elus tervikuna. See, mida sa teed siin tööl 8 tundi, ei ole tegelikult kõik. Ilmselgelt. Väga palju sõltub sellest, et mida sa teed peale tööd, kuidas sa veedad oma aega. Kui sa pidevalt nagu midagi teed, ilma et sa elementaarselt puhaks välja, siis sa lihtsalt, siis pole jätkusuutlik. Absoluutselt. Ütle veel paar head soovitust. Ma saan aru, et Elisat sa soovitad. Siia laua taha võib tulla noori istuma oma nagu väga head müügikogemust saama. Mida sa veel? Mida üle Eesti meid vaatavad? Meil on tagasisidet tulnud nagu täitsa igalt poolt üle Eesti inimestelt, et kodus mõtlevad, müük on minu teema, tahaks alustada. Ma soovitan kindlasti enamusele läbida müügi kui sellist oma elus. Lihtsalt nagu teha seda. Vaatamata sellele, kas see sobib temale või ei sobi, sest ta annab anyway väga head kogemust. Saada tunnetus kätte lihtsalt korraks on ju. Absoluutselt. Sest et ütleme, isegi telefonimüügis sul on läbirääkimised. Ja läbirääkimised on juba enam-vähem selline universaalne asi. Mida sa saad kasutada ka oma elus igal pool on ju välja. Sest et ütleme,
headel müügiinimestel, headel müügijuhtidel on elus rohkem võimalusi saavutada midagi enamat. Ehk sellepärast, et noh, selles mõttes on müük väga universaalne asi. Sa igapäevaselt müüd iseennast, eks ole, oma brändi, tööandjat ja kogu see. Keegi suur juht kunagi ütles, et su väärtus tõuseb 50%, kui sa õpid müüma, et 50% on su väärtus turul kõrgemalt. Ehk siis sa soovitad, kas sa tahad või kas sa tead või ei tea, kas müük on sinu teema, lihtsalt proovida läbi. Mine ja proovi. Sest et tegelikult elus on ka teine väga tähtis oskus ennast mugavustsoonist välja võtta. Sest kui sa seda ei tee, siis mitte midagi ei muutu elus. Siis on su areng kogu aeg null punktis. Täpselt. Ehk siis sa oled seda ka, sa ütled, et see on sinu tugevus ennast kogu aeg pressida nagu mugavusest välja. Ja sa teed seda kogu aeg. Aga vaata, 5 aastat Elisas, telefonimüük. Tiimijuhtimine. Ja siis juba B2B. Ma küsiks ainult kuhu edasi. Elu näitab. Kuulge, head inimesed, Oleg, Elisa ärikliendi müügist ja Olegi mõtted. Aitäh teile kuulamast, 55. müügiminutid olid eetris ja müüge hästi. Tšau.